kaasa tulla või? Sa mahuksid küll sinna kotti muidu. Ma on uus spordikott sain sünnipäevaks Tõnu käest. Ja Sipsik kogu aeg uudistab seda. Talle vist meeldib ka see. Ülimõnus ja mahutab päris palju. Ja siin on muidugi praegu natukene pime, ei saa aru. Aga ta on selline oranžikas, roosakas tooni poolest, et hästi äge. Sipsik. Sipsik, tšau. Viskasime tal igal poole mänguasjad. Et siis ta saab mängida. Jaa. Sipsik. Tšau. Tšau, Sipsik. Kas pole mitte isuäratav? Me jõuame kohe Padise mõisasse. Ma ei tea, kas ma ütlesin enne, et me läheme Padise mõisasse. Ei jäänud vist. Aga me lähme jah Padise mõisasse. Ja mul on küll sellest kohast kuulnud ja ma tean seda kohta, aga ma ei kujuta üldse ette, milline ta välja näeb. Ja ma mõtlesin, et lihtsalt enda põnevuseks ka, et ma ei vaata enne ühtegi pilti, kui me sinna läheme. Ei väljast ega seest, et siis on see mulle täiesti üllatus. Ja kõhud on täis. Söök oli väga hea. Me võtsime need kana grillburgerid. Ja tõesti maitsev oli. Et sellega jäime rahule. Kuigi teenindus on nii nagu ta on. Seal võib-olla, kes on käinud, teavad. Aga no tolle purksi pärast tasub tagasi minna. Ja me jõuame 8 minuti pärast kohale sinna Padise mõisasse. Kas me isegi vaatasime seda või? Tookord. Me vist minna jalutama, aga me ei läinud. Siin samas ongi kohe või? Kuskil tiirutasime siin. Ma ei tea, kas on see või on nüüd too seal? 150 meetri pärast. Keerake vasakule. Aha. Siin me sõitsime siit läbi ja kus me tulime? Haapsalust või? Haapsalust vist tulime, jah. Keerake vasakule. Juba, veel mitte. Ja minu meelest me vaatasime veel, et hullult ilus see mõis oli. See ei ole see place. Vaja teist place'i otsida. Teist place'i otsida. Ei luba sõita edasi. Huvitav. Me siis sõitma peame. Tägi ilus on siin vaata lumimaas. 600 meetri pärast. Keerake paremale. Siit peaksid ära keerama. Ristumisel hoidke paremale. Seejärel sihtkoht jääb paremale. Vaata, kui ilus. Ma arvan, külalised võivad ikka siit tulla ju. See on ka äge, vaata see, et äge rõdu seal. Täiega armas. Sihtkoht jääb paremale. See vist. See vist. Täiega nunnu. Kas sa ise pilte ei vaatanud siis või? Vaatasin küll, aga ma ei tundnud ära teda niimoodi. Sest me siia välja kas ta on kellegi tuba? Ei sõitnud, aha. Kas see on kellegi tuba seal või? Ma ei tea, ma arvan, et see on mingi korrus ikka. Mingi korrus, jah. Täiega ilus on. Juba siit on ju. Ma võin sulle tuua kohe. Jah, vaata see on 9,4 selles bookingus saanud. Padise Minor. Manor. Ma lähen toon siis sulle. Sinu pool peaks olema minu arust rahakott seal see ukse teel. Ma toon siis. Sõbrapäeva puhul saime siuksed tulbikesed ja siis, kuna mul on sünnipäev ka, siis oli selline 2-1 tervitus, nii ilusad. Ja siis ma teen natukene tuuri ka. Vaata, need on siuksed toolid nagu mummil papal kodus ju. Jaa, täpselt samasugused. Näed, tervitame mummit ja papat. Nii, aga ma näitan üldse algusest peale, et siin, kus ma praegu olen, et see on meie tuba ja siis sealpool on selline kohvituba, kus me saame kohvi teha ja telekat vaadata, kui tahame. Ja rõdu on ka seal.
nii äge see mööbel ja kõik see interjöör. Väga kihvt. Jaa, vaata väga lühter. Tähe kihvt. Ilus. See on küll ikka väga kohta. Siin saame kohvi teha. Ma ei olegi olnud kunagi siukses kohas, vaata, kus niimoodi oleks nagu mingi eesruum, vaata, kus see... Ma just mõtlesin, et tahaks teha kohvi. Ja kas peaks alt kuskilt tellima, aga näeb, saame siin samas teha. Ma teen. Tee, jaa. Selline siis. Ja siis me lähme kohe sinna rõdu peale ka. Nii, siis ma näitan meie tuba. Et see pidi olema nende enda lemmiktuba ka. Reinhold. Ja näeb siis välja selline. Ka hästi huvitava sellise iseloomuga tuba. Näed, siin on hommikumantlid ka veel. Olemas siuke kapikene. Siit poolt ka veel mingid tulbikesed on meil siin laua peal ka. Ja siis siin on vannituba. Vann, yeah. Ja siis, jah. Siin on mingisugused asjad meile pandud. Äge. Nii kihvt on siin niimoodi selle plaatide peal. Et ma olen küll hullult rahul. Nii vinge. Äge. Täiega lahe. Nii vaikene on siin praegu. Aga jah, vaade linnusele. Lähme vaatame, mis Tõnu teeb seal. No, tuleb välja kohvi tegemine. Mis kohvi sa tegid? Lungo. Lungo või? Siin on peale kirjutatud. Espresso ja teine on lungo. Ja piima saab siit ju. Äge. Nii lahedad vaibad on ka siin maas. Väike trühvlipakk oli ka meile siia vantud. Väga armas. Aga me nüüd avame pudeli. Yes. Joome sellist või võtsime endale sellise Blue Nunni kullatükikestega. Jaa. Kullatükikesed siin peal. On või? Kas siit on ka näha neid või? Jaa. Yes. Kui tule. Vaata ka jah, ma proovin 2-ga. Me proovime kolksu saada. Ilusad helisevad täalt. Ei tee? Ei tee. No vahet ei ole. Igastahes. Palju õnne meile. Ja. Palju õnne meile. Meil. Ja head sõbrapäeva. Head sõbrapäeva. Meie terviseks. Ja, armastan sind. Armastan sind 8 aastat. Väga äge. Nüüd on ühe suurema lanksu selle peal. Ja nii läheb ka. Need on need ägedad tulbid, vaata, mis ükskord vist näitasid mulle ka, et need on sellised teistsugused. Ja. Kuvad niimoodi. Ja kellele see praegu kuulub? Vallale? Kuulubki nendele Von Rammidele. Ikka veel või? Uuesti ja nad ostsid 97. aastal tagasi. Okei. Vahepeal 100 aastat ei olnud nagu nende oma. Ongi välismaalast oma see siis, jah? Et need samused, kelle suguvõsa siis Rootsi võimu ajal
1600, mis oli 1621. Rootsi kuningas andis siis selle nii-öelda kloostri sellele suguvõsale. Siis ehitati siia juurde see mõis ja siis nagu 1920. aastal läks see nagu Eesti riigile, et natsionaliseeriti ja siis alles 97 ostsid siis need uuesti tagasi. Okei. Super, aitäh ajaloominutite eest sulle. Mõtlesime, et me tuleme jalutama enne õhtusöökist, et meil on kõhud on natukene täis ja siis, et ei oleks nii, et kui meil on täna 3 käiguline õhtusöök, et kui me läheme sinna sööma, siis on kõhud nii täis ja me jalutame natukene, vaatame ringi, mis siin on. Lõikame. Anname sinna. Ja mõis. Ei ole. On. Näitasin ju. See, vaata. Vaata. See. Aga mis too on? See on mingi kõrvalhoone. Elektriauto. No jah, sama kompi põhimõtteliselt. Nii ilus mõis on see ikka. Vaata, siit paistab nii kihvtilt. Vaata. On armas või? Täiega armas. Kas sa nüüd panidki vist tuled praegu põlema enne põlend? See ongi ju minu kodu ja taheta kohal üle. See ongi ju minu kodu ja tumemets seal taama. See ongi ju minu kodu, muid märke ei oska. Ma arvan, et see on nüüd hea koht, kus pidu panna, kus välja võtta meie jook, šokolaadimintu. Ja kes pole seda proovinud, ma siin ei propageeri mingit alkoholi, aga see on tõesti maitsev. See on magustoit. See on magustoit, see on tõesti maitsev. Ja see on alati, kui on külm talv või tavaliselt jõulude ajal, kui me käime vanalinnas seiklema, siis on alati meiega kaasas üks hea mintu. Ja siis me mõtlesime, mis me siis täna veel võtame endale. Ja siis kuna see on nii meie signatuurjook, siis seda me joome. See lõhnab nii hästi. Siuke šokolaad. Mu kehakoori oli ka siukse lõhnaga. Libe jala siin või? Uki-tuki. Musta vaata sinna. Ju. Pääsin ma samblaseks. Vau. Äge koht. Siia võiks kunagi pikniku pidama tulla, vaata. Jõuludel. Jaa, vaata seal mingi ojakene vuliseb. Suvel tagasi. Vaata, siin oleks täiega mõnus pikniki koht, jah. Mingi mega mõnus pleed alla ja pehme. Äge. Mikstuure. Äge. Siia me tuleme pärast. Piilume siia. Väga pidulik.
nii kelter või? Las Martini tuba, see on see üks praegustest omanikest. Nad ööbivad siin, kui käivad siis. Me hakkame ennast sättima nüüd õhtusööks. Mingi 45 minutit on aega ja siis ma mõtlesin, et ma näitan, mida me avastasime. Ehk siis okei, et see korvikene, kus on dušikeelid ja seebid, aga ma ei tea, mina ei ole küll sellisest asjast kuulnud nagu tea bag for bath. Ehk siis teepakikene vanni jaoks. Siin on nagu tunda ka, et on selline teepakk sees. Päris huvitav. Ja siis on siin vannisool. Nii ägedad jälle. See Pure Herbs on päris hea firma, et Mendevilla, mis on meie üks lemmikuid kohti, et neil on ka minu meelest need tooted. Siis on selline kooriv švammikene, mis on ka selline huvitav asi, et enamasti ei pakita selliseid asju külalistele. Ja nii armsasti kokku volditud käterätikene. Kas see on vist käterätik või need on need mütsid või? Ei vist käterätik ikka. Ja siis ma hakkan sättima siin. Mul on minu GHD sirgendajad siin kaasas. Sain need sünnipäevaks. Ja neil on selline kuumakindel kott spetsiaalne, ehk siis kui need poolkuumana sisse panna, et siis nendega ei juhtu mitte midagi. Ja hästi lahe on see, et siin on selline nagu pealmine kate ja see kott veel käib omakorda lahti. Aga eks ma kunagi saan pikemalt rääkida. Ja siis välja näevad sellised. Üliilusad on need ja nii hästi teevad juuksid sirgeks. Et on tõesti, ma olen nii rahul nendega. Ja mis ma veel näitan? Kohe hakkan ennast ka meikima. Teen siin lahti selle meigi asjad siin. Ja siis meie uued Humble Brushid. Kas pole mitte armsad? Eks ma nendest saan ka kunagi pikemalt rääkida. Aga jah, praegu kõik, et ma hakkan ennast siis natukene sättima, natukene pitulikumaks. Ma vaatan, mis ma teen. Aga praegu nii. Ma tuli sõna. Davai, ciao. Mõtlesin silmadel kasutada täna neid Mikabella veits laiali läinud Mikabella lauvärve. Vaadake, kui ilusad seda lähevad need on. Siis mul on siin üks Ontic Mineralsi selline pärlmutter-toonis lauvärv, mida ma tegelikult enamasti kasutan kas highlighterina või siis laugudel, et see on hullult ilus toon. Aitäh Liisile, kelle käest ma selle jõuludeks sain. Väga armas. Käed on kõik sõdalavad. Aga okei, nii. Ma siis teen edasi. Nii, sain enda meigi valmis ja nüüd me peame kiiresti minema alla, sest et kella 7 oli meil lauad planeeritud. Me saame täna üksinda siin restoranis olla. Nii äge näeb välja. Huvitav on selle lõpuks valentinipäeval on täitsa tügi. Eile oli täiesti täis olnud. Jaa, vipp restoran. Meile. Vipp teenindus. Ainult meile. Aga hästi sellest hoolimata nagu jääb selline steriiline tunne siin. Kuigi me oleme kahekesi. Et ei ole vaja lisainimesi siia, et sa tunneks ennast terviselt. Et tõeliselt nii kaunis on siin. Nii äge tapeet. Nii minulik. Kõik on nii minulik siin. Nii lahe.
seda postamenti nagu marmorist oleks, on ju. Väga lahe. sa ei pea ise vaata seda tööd tegema. Juba lahti lõigatud. See on lõigad, vaata oma masin juba. Soojad ei ole. Soojad ei ole, ei ole hulla. Õhtuga. Ja õhtuga. Vaat tagasi. Mis me võtsime roaks siis? Me võtsime... Mina võtsin lõhe tartarri. Ja Tõne võttis selle valge juustu, mandlite, kuivatatud jõhvikate. Ja siis me võtsime... Mina võtsin pearoaks pardi. Ja Tõne võttis veise sisefilee. Oli veise on, ja siis me võtsime šokolaadikoogid maagustoiduks. Nii, Tõnu siis see prie just. Ja minu on lõhetartar, see näeb nii hea välja. On ju? Jaa. Tõnu tahtis alguses, et vaatasin kalamari ka. Mulle meeldib, mulle maitseb kalamari. Tavaliselt on niimoodi, et mulle maitseb rohkem see odavam meremari. See kalamari on, aga siis kui me Mašas käisime, seal, tuli sõna. Aga kui me käisime seal Mašas, see on sadama juures vene restoran, siis mul hakkas seal kalamari meeldima. Päris kalamari. See oli lõhemari oli seal. Lõhemari, jah, et siis, ma arvan, et see on ka päris ikka, ja see on kindlasti päris. Ja saime kätte pearoad, minul on part. Praegu. Ja sinul on veise sisefilee. Ära veel teda liiguta, sest et ma tahaks ju teha pilti ka. Just. Kas see on sul või seal peale? Jaa, ma saan seda liigutada. Okei. Ja siis lükata või sina rosmarin ürdi või. Rosmarin on üks lemmikuid neid ürte. Siin on natukene seda põõsaid. Põõsaid. Ja pastinaak on see pastinaaki. Vaadus aurab. Jaa. Nii armas, mulle pandi küünal siia. Sünnipäeva küünal, jee! Ma ei olegi selle korral ühtegi korda. Viinud selle aastal ühtegi korda. Küünalt ära, eks veel varus. Ma ei ühtegi soovinud. Nii. Tavaliselt sellised soovid, mis ma soovin lähevad teile. Nii et loodame, et see... See magustoit näeb nii suuretav välja. Kaamil põleb. Täiega mõnus. Sellised hommikumatlid, mis on mõeldud ka väikestele inimestele. Ehk siis need ei ole kuskil maani, minu oma vähemalt mitte. Jah, et üks on väiksele ja teine on suurele. Mina olen mullivannide spetsialist. Ma suudan alati panna ta käima nii, et ta kaevab vahtu ja kõik üle ääre ja siis ma olen hädas sellega. Et mulle nagu mullivannid meeldivad, aga ma kardan neid samal ajal. Hommikusöögilaud ainult meile kahele. Päris hea. Kui sa tahad, ma alla istuda? Mul ei ole üldse vahet, ma võin siin ka olla. Mõnus.
muna ja söök. Söök veel säriseb meil siin potis. Küll on lapatud. Kirjuta meid sinna raamatusse. Nova. Pean alla tulema.